Mõnikord me võib-olla võtame lahendusi või uusi asju kasutusele ja tegelikult tekitame endale lisatööd, aga eesmärk võiks olla see, et me teeme midagi efektiivsemalt ära. Lisel, sina oled Omnios olnud natuke alla aasta praegu. Tegeled värbamisega siin? Jaa, ma tegelen värbamise ja tööandja brändi teemadega laiemalt. Et on omavaheliseks kaks seotud valdkonda. Aga enne sa olid hoopis MindShare'is, mis on startup. Et sina on selline noor, kes startupist tuli suurde ettevõttesse tööle. Miks sa sellise otsuse tegid? Selles mõttes on tõesti samm, mida hästi paljud inimesed nagu imestasid ja küsisid, et mis selle taga on. Et MindShare kui selline startupi faasist nagu väga tugeva kasvu läbi teinud ettevõtte. Ütleme niimoodi, et seal sai ka väga palju ära teha, kõigega kokku puutuda ja see on juba see koht, kus ma avastasin selle kire värbamise ja tööandja brändi vastu ja lihtsalt nagu nägin seda sükast suurt seost, et selles vallas on nii palju nagu teha ja keskenduda ja sulle sobival hetkel oli Omnios selline pakkumine, siis ma kuulsin sellest natukene lähemalt ja mõtlesin, et see võiks mulle olla. Sa ütlesid ka, et sind huvitab see, kuidas organisatsioonid muutuvad ja kuidas nende olukordadega hakkama saada. Mis see kõige raskem on? Mis see kõige suurem väljakutse sinu arust praegu paaril valdkonnal on selles suures muutuses? Ma arvan, et tehnoloogia uuendustega kaasas käimine. Et see on hästi põnev, hästi aktuaalne teema praegu personalivaldkonnas. Mind ka tohutult kõnetab, et ükskõik kas need ongi sellised nagu pisikesed detailid, mis kolivad ära virtuaalsesse keskkonda või sellised väga suured tehnoloogilised mõjud või andmetega töötamine rohkem. Et minu arust see on nagu see viis või see koht, see suund, mille suunas liikuda. Ja see on samas väljakutse ka, sellepärast, et me peame ikkagi hästi teadma, et mida me tahame saada, mismoodi on seda kõige parem kasutada ja kuidas tõesti nendest nagu väikestest parendustest kasu lõigata. Et mõnikord me võib-olla võtame lahendusi või uusi asju kasutusele ja tegelikult tekitame endale lisatööd, aga eesmärk võiks olla see, et me teeme midagi efektiivsemalt ära. Et see on see väljakutse. Kuidas te mõõdate näiteks, kui te siin võtate mingid uusi asju kasutusele, katsetate, kui palju te enda tööd nagu tulemusi mõõdate või efektiivselt? Me jälgime päris palju, et missugused on need näitajad ja nende muutusajas. Et see sõltub natukene muidugi hooajalisusest ka, sest et meie organisatsioonis on küll värbamises eriti on see hooajalisus mängib rolli, et me võime sellest ilmselt natuke veel rääkida. Aga et me kindlasti monitoorime siis seda, et missugused on muutused ja anname tagasisidet. Et jah, need niisugused statistilisi numbreid ritta panna on üks asi, aga nendest siis mingid järeldused teha teine asi. Et see lihtsalt tegelikult sünnib läbi siis arutelude, läbi proovimise, et teeme mingisuguse projekti, üritame sellel hoida nagu kätt pulsil, et mis täpsemalt need mõjud on ja siis vaatame otsa, et kas me nagu tajusime seda tuntavalt või oli see mõju väikene ja kuidas veel teha. Et lihtsalt see siukene ikkagi inimtõlgendus on selle numbri taga. See on see. Aga alustate mingit uuendustega juba selle mõttega, et kuidas seda mõõta ja kuidas jälgida seda, et kas see päriselt nagu ära tasub ennast? Jaa, et kui meil tuleb mingisugune uus mõte või tundub, et kuskil on mingi valukoht, et siis me üritame ikka mõtelda seda ka, et kuidas me saame tänast ja homset päeva siis võrrelda. Et muidu me ei saa väga kindlat teadmist, et kas sellest on kasu ka. Kas on mingisugune uus äge tarkvara ka Omnios kasutusel, mida te kasutate personalivaldkonnas? Me oleme hiljuti võtnud kasutusele värbamistarkvara. See on minu valdkonnast siis lähtuvalt üks suuremaid uuendusi. Mis tarkvara te kasutate? Recruuri, mis on siin Eestist tehtud. Ja selles mõttes, et ma arvan, et kõik suurel määral ja ka tegelikult väiksemal määral värbavad organisatsioonid vajavad mingisugust tõuget nendest Excel-tabelitest välja ja sellisesse mõnusamasse keskkonda. Et need lahendus on tegelikult päris palju, karbitooteid ja selliseid asju, milles sa pead ise selle lahenduse looma. Et meie oleme ka seda tundnud, et tegelikult meil on mingisugused oma eripäradest tulenevad vajadused. Et väga hea, kui sul on võimalus seda tagasisidet anda ja teha seda siis ka ümber natukene. Kas sa pigem pooldad seda, et üks tarkvara teeb ära palju asju või sa kasutad erinevaid tarkvarasid erinevate asjade jaoks? Väga hea küsimus. Ma kasutan erinevaid tarkvarasid erinevate asjade jaoks ja ma arvan, et see on okei ja see on mõnes mõttes paratamatus. Ma ei usu, et me sellest nagu sellise ühe kompleksse lahenduseni jõuame, sest et siis sellest saab omakorda selline nagu suur mammut, mida on väga raske muuta või midagi nagu ümber korrigeerida.
aga oluline ongi see, et need erinevad siis süsteemid või need andmed, mis nende süsteemide vahel peavad liikuma, et need oleks võimalikult standardsed. Ja võimalikult ilmselt palju sellist paindlikkust ka annaks, et kui ma täna tahan ühte asja teha või vaadata, siis homme tahan midagi muud, et mul ei võtaks see nagu väga palju aega, et kus siis panna kokku need erinevad asjad. On Omniva kasutanud algusest peale ja Omniva oli üks ettevõtteid, kes meiega lausa ajujahis osales ka tookord. Ja sa vaatasid järgi, kuna läks esimene tööamps laivi? Meie esimene tööamps oli 11. mai 2014. Ehk siis kohe saab 4 aastat täis. Loomulikult on meile saanud asendamatu sükene abiline, et tõesti praegu on juba natukene ikkagi meie toimimise osa. Et see, miks me üldse GoWorkupitist neid tööampse otsime, on see, et meil on see äri tingib selle, et meie mahud on väga erinevad. Ja siis ongi teinekord vaja lihtsalt nädalaks või paariks rohkem inimesi ühte asja tegema ja hiljem midagi muud tegema. Ja siis see on lihtsalt suurepärane lahendus, et ma usun, et väga paljud inimesed mõtlevad, et kuidas me üldse seda varem tegime, kui seda võimalust ei olnud, et kuidas me siis nagu need olukorrad ära lahendasime. Nii et see on tõesti ülimugav. Milliseid töid tööampsed teil teevad? Millised need põhilised on? Meil on kõige rohkem pakisorteerimises, pakisorteeri ametikohal inimesi, siis on andmesisestajaid, ettehelistajaid, kes siis suhtlevad meie klientidega, lepivad kokku, millal võib kuller nende juurde tulla. Kulleri abilisi ka ja nagu enne juba mainitud, et siis see hooajaliselt on tõesti see pakkide kohale toimetamine ja meie pakiautomaatide juures toimetamine hästi suure rõhuga siis just enne jõule.